Järgneva jutupunktina on üles asumas Guido, kes tutvustab kindlasti ennast ise, aga kui meil oli siin paar päeva tagasi tema presentatsioonide kuulamine, siis alati kui me midagi kommenteeriksime, siis Guido ütles, et see ei ole minu stiil. Ja Guido on see mees, kellel on oma stiil ja tal on lastud seda stiili teha täpselt nii, nagu soovi on. Kujutate ette kunstnikule, kellele öeldakse ette, et milline on tema stiil. Iga programmeerija, iga tarkvara arendaja, iga süsteemi arhitekt on mingil määral kunstnik ja Guido tuleb jagab kunsti. Aitäh, Martin! Martin pisut ilmselt valetas, et tegelikult see ei ole ainult minu stiil, see on Ertli stiil ja ükski toode Ertlis ei ole kellegi sooloprojektiga, selle taga on tegelikult päris hea ja suur meeskond. Aga millest alguses räägin, on kasutussuur kasvus. See on väike valim tegelikult võimalustest, mida Ertli kasva võimaldab. Mõned võivad teile natuke tuttavamad, teised võib-olla ei ole kasutust leidnud, kuid ma annan teile mõned punktid, kus te võib-olla suudate leida sellest mingi kasu ka oma äriprotsessis. Minu nimi on siis Guido Gröni, olen Ertli kasva parendusjuht. Ertlis, 2010. aastast Ertli läks sõdaturule, ma ei töötanud, pisut hiljem, aasta hiljem liitusin Ertli tiimiga ja siin ettevõttes olen siis töötanud ainult kasvaarendus, ehk siis teiste valdkondadega olen töötanud pinnatalasem. Varasemalt olen töötanud riigiametites ja ka ettevõtetes. Ka seda kõige tavapärasemat tegevust, kes kasvab müügid teinud olen ka. Ehk siis teema on mul tuttav. Millest me siis kasutusjuhtudest me räägiksime? Vaatame hoteltehinguid, selgitame, mis asjad need on, kus selle kasutegur võib olla, kuidas käib mitme pangakaardiga maksmine ja mis see makseplaan üldse on ja mida see võimaldab. Kassa sidumine seadmega, see mõiste on natukene keeruline, aga selgitan, miks jaoks see võiks tarvilik olla. Toimingutele juhataja poolne kindlus ka annan ülevaate. See on täiesti praktiline ja vajalik võimalus, mida Ertli kasva toetab. Hinna määramine toodetele müügikäigus ja siis räägime just, ma arvan, väga tähtsast asjast, siis võrgutari inimestest offline'ist. See on siis juhul, kui internetiühendus on kadunud ja kuidas on Ertli kasva võimeline edasi töötada. Esimese asjana viidid kurssi ühe, see ei ole lihtsalt saladus, aga isegi Ertlis on palju inimesi, kes ei tea kassas kliendi nime kõrvale tulevad ikoonide tähendus. Eks need ei ole iluelemendid seal, vaid annavad tegelikult teenindajale pisut infot kliendi kohta. Neid tasemeid, kliendi tasemeid on tükki, need on erinevate ikoonidega tähistatud. Ja kroon on siis kõige kõrgem tase ja siis see peedi kõige väiksem tase. Ehk siis üks klient väga vähe teenindus. Ehk siis jällegi annab see kiire ülevaate teenindajale, kas klient on tegemist väga lojaalse kliendiga või siis tegemist uue kliendiga. Võib-olla on vaja seiskutas kliendiga läheneda. Nii, makseplaan. Siis on tegelikult tegevus enne dokumendi salvestamist siis Ertlis. Tavaliselt inimesed maksavad kas siis sularahas või kaardiga, kuid Ertli kassa võimaldab kasutada maksmiseks mitut erinevat maksekaarti. Kus puhul see tarvilik on, mingil juhul võib olla ühel maksekaardil teatud sorti limiidid, mille tõttu tuleks siis tehingu eest tasuda rohkemate kaartidega.
neid kaarte, kui palju klient võib kasutada ühe tehingu kinnituseks, limiite ei ole. Ise olen testinud 10 maksekaardiga, ehk siis 10 erinevat kaarti ja kõik 10 maksekaardiga siis on tehing läbi viidud. Et tavaliselt see on see koht, kus mida teenida võib pisut piljata, aga seda ei maksaks teha. Ehk siis see on täiesti turvaline koht, kus alles koostada plaani, kuidas klient kavatseb teha tasu. Ja seda võib korduvalt muuta, kuni siis soovitud tulemus on saadud. Neid maksid saab oma genereerida, kasutada sularamaksid, kaardimaksid, arvutuskrediite ja kõike muu veel. Ehk siis see on koht, mida pealt ei maksa, siin on mingisugust reaalset tegevust või jälge ei jää, see on lihtsalt on plaan. Kava, kuidas soovitakse läbi viia. Juhul, kui selgub, et makse käigus on ikkagi mingi kaardil veel teatud sorti limiidid, siis on võimalik see maksemaani tagasi tulla ja seda uuesti korrigeerida. Ehk siis leida kliendile sobivam lahendus. Ja ootetehing. Vabandust, nendel ootetehing. Nii ootetehing. Need on siis tegelikult tehingud, mis on ERP-is kinnitamata olekus, et neil ei ole mitte mingisugust tunnust. Ja mingit raamatupidamistega väärtust nad ka veel ei oma. Aga näiteks juht, kus klient, keda te parasjagu teenindate, soovib minna müügisaali ja tuua mingisuguseid tooteid juurde, siis sellisel juhul ei pea te juba dokumendile lisatud tooteid eemaldada, vaid saate selle müügis arvestada ja tegeleda vahepeal teise kliendi tehinguga ning hiljem seda sama jätkata. Väga kasulik võimalus. Ehk seda võib julgelt kasutada. Nagu võtsin, see raamatupidamislikku väärtust ei oma, see on lihtsalt dokument, mis on meil nagu järjekorras või siis meeles. Kassa sidumine seal, et miks see üldse tarvitaks olla. Ma ise olen mõnes kassade mõttes pedant, et minu nägemuse järgi peaks üks arvuti olema üks kassa. Ehk siis kassa on tegelikult see punkt, läbi mille liigub sularaha, läbi mille liigub raha. Ehk siis raha tuleb teile. Ja keegi alati põhimõtteliselt vastutab selle raha eest. Ehk siis on nähtud mõistlik, kui on müügisaalis mitu kassat, siis anda sellele arvutile ette teada, kus ta siis see kassatarkvara töötab, et millist kassat te kasutate. Nüüd tavapärane protseduur on selline, kus teenindaja, kui ta logib sisse kassasse, teeb ka valiku, millist kassat ta kasutama, siis parem minu arvates on see, kus te olete sellele arvutile ette öelnud, et ma kasutan ainult seda kassat. Hiljem on lihtne aru saada, ka seda aruandluse mõttes, et kust mulle mingid laekumised või kust mingid dokumendid tekkis. Ehk soovitus kasutada. Et see on hea praktika, ja teil hiljem aruandluses ülevaade palju sõltumine, kui ta muidu oleks. Juhataja kinnitus. Juhataja kinnitus on siis võimalus, kus näiteks teenindajal on antud limiit, kui palju ta saab kliendile soodustust teha.
Nüüd antud näide, ta soovis kliendile teha 15% soodustus, temal selleks õigust ei ole, siis on tal võimalik kutsuda kõrgema tasemega kasutaja, kes siis oma PIN-koodi sisestades annab sellele tehingule heaks. Ehk siis igati pidi on mõistlik, et ei viitaks, tehtaks nagu ülemäära, ma ei tea, arusaamatud soodustuskliendi lihtsalt muidugi täielikult, aga teatud puhkudel mingisugused liidid, mida siis kasutaja teha võiks või saada, võiksid olla. Ehk siis järjekordselt väga-väga hea võimalus, kuidas siis tööd. Ei ole seda juhatada kindlust veel võib-olla sellises mahus rakendanud, nagu see tegelikult võimalus. Ja ilmselt tuleb neid võimalusi juhataja kindlust lahkus ei juurde, aga soodustuse tegemine kliendile on üks teist, mis on teil kohe kasutuseks olemas. Kellegi on küsimus, kui koha mingist teema, mind ei sega, kui te kohe ka küsib, et see on täiesti okei. Üritan vastata ja kui ei oska vastata, siis pidem inimese, kes teile vastab. Aga see juhataja kinnitus, jaa, on. Kinnitus selles autoses on üks liina, kinnitus on vaja enda PIN-koodi ja see PIN-koodi puhul üks ja sama, eks ta tulevikus juba teab seda, et sellisel juhul seda ei saa kasutada. Üldiselt ei ole mõistlik, et kõik kasutajad, kes teil ettevõttes on, teavad, kuidas on nüüd paroole ja PIN. See ei ole ühe PIN-koodi, see siiski on, igal kasutajal on järgis oma, võimalik sellest oma PIN-kood ja siis seda sisestades see tehing, selle kinnituse saab. Ehk siis see võimalus on olemas, töötaja kaardil on selline lahtekene, kus saab selle PIN-koodi sisestada. See peaks olema unikaalne ja iga ühe selline, mida tema ainult ise teab. Vähemalt see on mõistlik. Ei ole? Ei ole, lähme edasi. Nii, kohustuslik hinna määramine. See nüüd mõneti kiiksuga võimalus, kas te sellele kohe reaalselt rakendust leiate, ma ei oska öelda, aga võin tuua reaalelulise näite, kust see rakendus võiks leida. Toome näiteks sellise näite, kus te ostate sisse kaupa taluühikuga, siis kiloga, vabandust, näiteks tükiga ja välja mitte kilo, siis sellisel juhul, et te lao seis ja arvutus oleks korrektne, mitu kilo kana müüdud, siis hinna korrigeerimine on see võimalus, kus klient tegelikult maksab täpselt nii palju, kui ta selle tootest maksma peaks. See võimalus ei häiri otseselt kasutajad, aga teenindajal on võimalus siis hinnakorrektuuri teha. Ehk siis kui toode dokumendile, siis on võimalik ta hinda mõjutada, kas siis üles või siis allapoole, nii nagu ta arvutus on. Kattolet kasutada siis tükkidena väljumõttu kilo. On selliseid juhte. Ja see on täiesti reaalelune juht. Nüüd selle see on ainult selle tehingu raames. Ehk siis, kui nüüd järgmine kord täpselt sama toode on selle kana, ja kana näide on väga hea, siis järgmine kord täpselt sama protsess. See öeldakse tooteti. Ehk siis tootele öeldakse, et selle toote juhul palun teenindaja sisestaks hinna, ehk siis korrigeeriks hinna. Ta ei pea seda tegema, aga kui ta võtaks tarvidust, siis seda saab kasutada. Nendegi palun uuesti, kus sa olid? Vabandust? Nendegi palun uuesti, kus sa olid? Jah. Nii, ja kuidas asi välja nägi, mida toimus on. Ehk siis kana läheb dokumendile, tuleb ette selline MB2, kus vaikimisi tootekaardi hind on juba kasutajal ees, et seda hinda peast välja mõtlema ei pea, aga ta saab teha korrektuuri. Ehk siis üles või allapoole. Ja see ei ole soodustus. See on hinna muutmine. Nagu näeme, siis
ühtegi valvkindluse mingid elementi ei teki. Nüüd siis tegelikult teevad kõige põnevam osa. Ma ise arvan vähemalt, et räägime võrgutuse resiimist ja offline'ist, ehk siis see on juht, kus internetiühendus on taktik mingil põhjus. Selle võrgutuse resiimi, ehk siis offline'i kõige suurem eesmärk, miks see algselt sai üldse disainitud, oli siis see, et kui mul keset tehnikud, mul on klient kassas ja internet kaob ära, eriti pärast on tükke pilvepõhine tarkvara, siis võimaldada kassas ikkagi tehing lõpuni viia. Ehk siis see oli selline esimene suur eesmärk, mille me endale seadsime, et klient ei jää teenindamata ja teil on võimalik isegi kui see internetiühendus aga seda tehingut ei tule tagasi jätkata järgmiste klientide teenindamist. Siin on natuke see piirang. Ehk siis kõiki neid andmeid, mida tehinguks oleks tarvis teada, me teie arvestuse, et sa oled ja siin näiteks hinnakirjad, kõikide kliendiregistrid, kõiki selliseid suuri andmevahte, me sa oled seda ei saa, aga tehingu lõpule viimiseks on kõik võimalused olemas. Protseduuriliselt täpselt samasugune nagu tavamüük. Tõsi, hinnakirjad ei rakesta. Ja see teine võimalus on siis kassa avamine võrgutuse resiimis. See, ma ei ole isegi vist näinud tarkvara, kus see oleks sellisel määral rakendatud nagu Netbikassa. Ehk siis hommikul kassat avades internet ei ole, tööd teha ei saaks. Siis RB arendajad on jõudnud ja juurde lisanud need võimalused, kus see pilvepõhine kassa on teil isegi sellisel juhul kätte saada, kui interneti üldse teha. Ehk siis see mõiste, mida meie oleme kasutusele võtnud, on offline logika. Ja mida ta võimaldab? Ta võimaldab täpselt sama protseduure nagu internetiühendused. Selle vahega, et mõned andmed, hinnakirjad, kliendiregister, mõningad veel on puudu, aga kasutaja saab teha keskse korrektuuri, kui tal on tarvis hinnamuutus. Et toodete register on teie arvutis kogu aeg kätte saada. Siis pluginatest ja nendest lisamoodulitest, mida nii Netbikassa kui ka palju back-office'ist on õige sõna, kõik on sellega tuttavad, võimaldavad siis räägin hiljem järgmistest slaididest, aga ka need lisamoodulid on võrgutuse resiimis kätte saada. Ehk siis, kui teie tarkvarale on installeeritud mingid lisamoodulid, siis ka need töötavad võrgutuse resiimis, et on teil kätte saada. Et kui on tehtud mingid kohandused, mingid väga olulised protsessi muudatused, siis võrgutuse resiimis on need kätte saada. Ja kogu selle asja lõpptulem on siis see, kui te olete loonud dokumendi ilma internetiühenduseta, internetiühenduse taastudes see dokument nii-öelda kopeeritakse EPS-i. Ehk seda jõuab EPS-i. Senikaua, kui internet ei ole, on need dokumendid teie arvutis, internet tuleb, need dokumendid jõuavad EPS-i. Nad selle videoga pisut demonstreerida, kuidas asi reaalelus välja näeb. Näitan, et internetiühendus on olemas ja internetiühenduse kadudes Google enam ei avane, Netbikassa avaneb endiselt. Ehk Netbikassat
internetiühenduse olemasolu kassa avamiseks ei ole oluline. Tegevused kassas täpselt samasugused nagu võrguga režiim, sest kui on kassa internetiga ühendatud, ühe väikse vahega. Ehk siis tehingut kinnitades kasutaja valib, kes ta on, sest meil ei ole tegelikult valida. See on ainukene erisus, et kasutaja ütleb, kes ta on, kes on selle dokumendi autor ja muud protseduurid nagu. Et see on võimalus, mida me ei ole väga palju kohanud ja väga paljud meie kliendid teistes maades, Eesti on selles mõttes väga erandlik näide, et siin meil ei ole internetiühenduse probleemi, aga riigid, kus internetiseeritus ei ole nii kõrge, siis sellistel turgudel täiesti asendamatud võimalus. Ja mida see oli näha? Kui internetiühendus taastus, siis sunnitakse kasutaja reaalnet, peaks uuesti sisse logima, pärast mida need dokumendid jõuavad Eestisse. Just vabandust, see peab küsima. Jaa. Näiteks kui on kaardimakse ja kas seal on mingisugune ajaline limiit ka, et mis ajal see internet peab tagasi tulema, et see makse kõik korraga oleks? Kaardimaksetega on nüüd selline lugu, et kaardimaksed enamikel juhtudel vajavad ka internetiühendust. Ehk siis ilmselt teil terminaliga kaardimakse ei õnnestunud. Ehk siis terminali suudab pangaga suhelda. Aga on teised väga võimalusi, kus kaardimakse on võimalik teha ainult terminali tasemel. Eestis minu teada mitte. Ma võin eksida, aga minu teada ei ole. Aga Eestis ka tõesti terminal vajab internetiühendust, ehk siis kaardimakset ilmselt ei ole võimalik teenida. Aga kõik muud makseviisid on ikkagi endiselt käepärast. Üks küsimus. Kui me oleme offline režiimis ja oma arvutisse salvestame dokumendid, kas on mingi ajaline limiit, näiteks 3 päeva jooksul ei tule internetiühendus, et millal need sünkroniseeritakse pilvega? Väga hea küsimus. See sünkroniseeritakse siis, kui internetiühendus taastub. Ehk siis need dokumente me ära ei kaota, me hoiame neid täpselt senikaua teie arvutis, kuni internetiühendus on taas tekkinud ja need dokumendid edukalt järgmisse jõudnud. Ehk siis seda registrit ei puhastata kinni. See register, teie brauseris olev registritest standardne võimalus, kuhu neid andmeid salvestada, siis sealt me neid ära ei kaota. Need on senikaua seal, kuni internetiühendus taastub ja need dokumendid on järgmisse jõudnud. Ehk siis ma tean Kreeka näitel, et Kreeka üritab, või paraku sunnitud üritama olema võrguta režiimis, kes offline režiimid üsna pikka aega. Ja seal neil on küll see täiesti asendamatu. Et kas nad korjavad need tegelikult need dokumendid siis oma arvutisse, seda teeb Erki Kassa automaatselt teile silmaga nähtamatult. Ja kui tekib see internetiühenduse võimalus, siis Kassa saab internetiühenduse ja dokumenti Erkisse jõuab. Mis see periood siis on 3 nädalat? Ma ausalt ei ole testinud, ütlen, et kui miks see periood võiks olla, kaua võiks olla Kassa offline'is. Sellist varianti, ta päris selliseks ei ole disainitud, et ma olen terve Eesti töötanud offline'is, et Kassa on täiesti internet, kogu aeg toodud dokumente, iseenesest midagi ei juhtu. Aga aruandlus ja kõik muud, me testid peaksid meeldisse, et sellest mingisugune tulema mingi tulu, siis piirangud meie ise Kassa poole ühtegi seadnud ei ole. Et dokumendid ja kõik need andmed on teil senikaua, nagu ma ennist ütlesin, kuni internetiühendus saab. Põhimõtteliselt mina mõtlesin teile, aga soovitan kasutada koos internetiga, sest need teised ühendused hetkel pakub Kassa väga suurel määral sõltub tegelikult teie seadistustest, teie hinnakirjadest, soodustustest, igasugustest muudest sellistest asjadest, millest Kassal ilma internetiühendusega aimu ei ole. Ja see põhjus, nagu ma ennist ka ütlesin, on just selles, et need piirangud andmemahule, kui palju üldse brauseri tootjad
tegelikult seda kasvat enamuselt ei kasuta, võimaldavad meil andmeid üldse alla. Et seal on piirangud, aga brauserite erinevad, aga põhimõttelist takistust. Kasutada nädal aega kasvat offline'is ei tohiks olla. Ma ei ole proovinud, aga ei tohiks olla. Ja see lõpptulemus on täpselt siin aasta viimane dokument. 0.3 lõpuga on siis tegelikult offline kõik, ehk siis võrdlutava siin tehtud dokument. Ja pärast uuesti sisse logimist, ehk siis kui on internetiühendusega kasutaja autendid ja dokument jõuab hetkest. Nagu tavapärane vahet ei ole. Ehk siis see on just see, et kassa suudaks toimida ja avaneda ilma internetita. Seda ma isiklikult pean eelmise aasta kõige suuremas korda nägemus. See on tavakasutajale selline nähtamatu, aga ülimalt kasulik võimalus. Seda on võimalik teha. Kas seal arvete numerduses mingisuguseid konflikte ei teki, kui ühes kohas on kassa avatud ja võrguühenduses ja loob arveid ja siis sina kuskil on siis ka mingi numerdus? Just. Hea küsimus. Ei tohiks tekkida. Ja selleks, mis meetmed seda tarbeks on kasutuses, kui fakt on see, et kassa peab olema ainult ühe korra internetiühenduses olnud, et üldse mingid andmekogud saaks teile arvutusse tekkida. Mida meelde jätakse meelde ka see, et millisest numbrist alustab igal juhul. Ehk siis, kui ma olen online, kogu me teame numbrid, kassa teab numbrid, mis on järgmine number, mida kasutada, internetiühendus kaob, kassa võtab tegelikult erti selle tegevuse üle ja hakkab neid numbreid ikkagi ülespoole jälle lugema. Ehk siis numbrite konflikti ei tohiks tekkida. Siin ühes slaidis näitasin seda kassa sidumist-seadmega, siis see tegelikult, kuna igal kassa tunnus on ka selle numbri üks komponente, siis kõikide nende võimaluste koos kasutamine tagabki selle, et numbrid on unikaalsed ja õiged. Ehk siis ei tohiks tekkida nende numbrite konflikti. Tekib või võib tekkida juhul, kui üks arvuti kasutab kasvatanud tunnusega nimetame üks ja teine on täpselt sama, ehk siis ollakse sisse loodnud samadesse kassadesse ja ühel arvutil kaob internet. Siis sellisel juhul tõesti sellel internetiühendusel arvutil ei ole võimalust kuidagi tuvastada, mis see järgmine number võiks olla. Tema peab oma seda arvestust siis nii-öelda isetõstat edasi. On veel küsimusi? Ja on. Brauserist võimalik neid andmeid nagu maha ka kustutada, näiteks brauserile tarksa uuendada või kustutada crash'i maha või midagi sellist. Pean ütlema, et brauserid ja ka brauseri uuendused käituvad äärmiselt erinevalt. 95% juhtudest see nii-öelda offline režiimi jaoks kogutud andmed ei kao. Aga kui brauseri tootja teeb mingi uuenduse, mille käigus ta võtab ka vastu otsuse, me teeme selle nii-öelda võrguta režiimi kogutud andmed tühjaks, siis see võib juhtuda. Ehk siis see on põhjus, aga miks see eriti kui pilvetarkvara nüüd päris nädalai võib-olla ei ole väga hea, kui kasvatatakse nädalaid internet, et ta vajaks ikkagi aega andmevärsendust, ka tekkida juurde uusi tooteid, mille toodete registrisse, siis kassa nende kohta infot ilmselgelt vajab. Ehk siis uued andmed ilmselt oleks väga kohased, ka hinnamuudatus, kõik sellised asjad oleks tarbeid. Aga ta on suurepärane nagu varuvariant, teenindus ei jää seisma. Klient saab oma toodet kätte. Sest kõige halvem olukord oleks see, kui teenindajad peab punastama, sinistama ja klient soovib kaupa ja seda ei ole võimalik nii-öelda tarkvaralistel põhjustel tal osutada. Ja olgu. On võimalik palju inimesteks ümber teisalt, millega on.
ma seda praegu, siis ei ole. Tehniliselt on see võimalik. Me oleme mõneti tegelikult ka planeerinud, otsime tegelikult võimalusi selle internetiühenduseta võimaluste suurema rakendamise suunas. Ehk siis kas arvestada võib-olla rohkem andmeid ja võib-olla tagada, ma ei tea, päeval X see, kus internetiühendus ei ole oluline. Töötab ikka brauseris, aga internetiühenduse olemasolu ei ole oluline. Hetkel sellist võimalust me teinud ei ole, et need andmeid saaks kuidagi neile ringi kanda. Tõsi, need andmed tegelikkuses on kätte saadavad, et kui on nüüd päris viimane ülekõles see nende andmete kättesaamine, siis need andmed tegelikult on kätte saadavad. Nad ei ole kuidagi krüpteeritud, nad on täiesti tavapärane lauapõhjast toetavad andmed ja nendega saab tegelikult ka hiljem midagi ette võtta. Aga võimalust jah, päris ringi kandmiseks ühest seadmest teise me ei ole ette näinud. Ja see töötab EPIS ka. Et äpp tegelikult kasutab seda sama kassakontenti, nii nagu me tavad brauseriski näeme, ja kõik need võimalused, mis on nii brauseris avades, on ka seal kätte saada. Ehk siis kõik peaks seda toimima. Kas on nii küsimus? Et kui tuleb hiljem mingi küsimus tahate küsida, minul võib üldiselt rööbist kinni võtta kas kohvipausi aeg või mis iganes ajal ja ükski küsimus ei ole ülearvu. Igal juhul, ma tänan. Loodan, et sellest kasutusest ja olen. Rääkisite toota sunnitiimast nõudmisest rääkisite. Kas see on kassaks väikemisest? Te mõtlete selle hinna ülekirjutamise võimalust? See mida on seda pidi, et backendist te ütlete, et sellel tootel peaks teenida hinda üle küsima, siis korrigeerima, siis vastavalt sellele, kas ta ka käib. Ehk siis avatakse see hüpikake, kus siis hinna korrigeerimine võimalik ellu viia. Tootekaardil on selline, te nimetaks sellist rahvakeeli linnukeseks, ehk siis ta tuleks nagu lihtsalt sisse lüüa. Palun. Minul on üks üldine küsimus. Kui see saladus ei ole, mis brauserit üle ERP-i on testitud ja mis brauserit te soovitate kasutada? Kui ma ühes hilisemad ettekandes, ma tegelikult jõuan nende teemade juurde kohe kindlasti ka, aga Apple'i kassa on suurel määral disainitud töötama Google Chrome'i. Seda vast ennegi seetõttu, et need võimalused, mida see brauser arendajatele pakub, on kõige suurem. Ka näiteks selle sama võrgute režiimi osas, siis seal on neid võimalusi arendajatele loodud, et üldse internetiühenduseta tegelikult pilvepõhist tarkvara kasutada. Firefoxiga ei soovita. Võib-olla isiklik X ka, aga kõige rohkem sellepärast, et seal sellisel viisil offline'i kasutada lihtsalt ei olegi võimalik. Ehk siis brauseri tootja ei ole seda ette näinud. Microsofti kõige uuema brauseriga, mis on siis Edge, on probleem. Küsin ühe tagasi. Jah. Kaardiga eelmalt osutada Eestis kaardi varastada päev. On, jah, tõepoolest. Kas see lahendatakse? See ei sõltub ERP-ist kahjuks. Need reeglid, kuidas ja millisel viisil kaardimaksetega tuleb ringi käia, antakse meil tegelikult kahes kohas. Ühed on siis need teenusosutajad, siis Eesti puhul on need pangad, kes neid terminale pakuvad ja lisaks kirjutavad oma reeglid ette veel ka kaardiprovideris, siis kaarditootjad. Mastercardil oma reeglistik, Visakaardil oma reeglistik ja Amexil oma, ehk need kõik täiesti erinevad. See reeglite pakett, mida kaardimakse kas
maksmisel või siis ka tagastusel, tühistusel tuleb arvesse võtta, on päris mahukas dokument ja peaaegu kõigil erinev. Tehniliselt kaardimakse tühistus. Kui me võtame tagastuse ja jagame 2 osaks, esimene on tühistus, kus ma just tegin tehingu, päev terminalis on lõpetamata, Eestis Swedbanki terminali lõpetavad selle päeva automaatselt, mingisuguse kella 9 aja lõppu. Siis tühistamine peaks toimuma. Ehk piirangud meie ise nendele kaardimakse toimingutele loonud ei ole. Need piirangud tulevad pigem teiste osapoolte käest, kes meile tegelikult need reeglid ette kirjutavad. Mõjutusmenetluses sulaks ka tagasi juba positsioon. Jah, seda tuleb teha vahet 2 erineval toimingul. Üks on tagastus, ehk siis kus ma soovin kliendile raha tagasi anda ja tühistus on laistatus selline tegevus, mida ma nii kohe pärast eelmist tegevust nüüd laiast laastus. Ehk siis minu teada Eesti Pangad ei keela ega keeldu tühistusest. Mul endal oli väga hea kogemus Elroni rongis, kus teenindaja eksis mulle piletit müües hinnaga. Ma sain tehti mulle kaardimakse tühistus, ma sain oma raha kaardi peale tagasi ja sain uuesti selle ostusest tehtud. Ehk siis tühistuseks ei ole vastus. Ei tohiks olla. Palun. Jah. Tõsi, selline kõige parem indikaator siis seadustamise võimalus on tõepoolest sellele teenindajale siis selle maksimaalse lubatud soodustuse piiri rakendamine. Ehk siis see ongi tegelikult see fiksaator, mis peaks tagama selle, tõesti toodet alla oma hinna ei müüda. Etkis on igasuguseid süvitsi võimalusi ilmselt rohkem, aga see on esimene, et mulle kohe nagu päev tuleb või mida ma ilmselt ise rakendaks. Et tõepoolest iga allaehitus, kui see on mingi limiidiga, siis ei tohiks toode alla oma hinna kuidagi teil laasku välja minna. Ma arvan, et see võiks mitte päeva päästa. Osad asjad on tootekaardil, osad on kasutajakaardil ja siis ka kasutajaõigustes, sest neid kohti ja neid seaduste kohti on päris palju suurt. Seda ei ole mingi lihtsam, saab kohe enda jaoks sobivõise ära seadustada, aga ma olen täiesti kindel, et meie kliendikugi suudab teile kõige parema lahenduse välja pakkuda. Et võimalus on tõesti see võimalus, ka selline maatriks on tohutult suur. Ehk siis sealt nagu sellist neaalselt arusaama kellegi loomata, aga minul on pisut keeruline. Aga see võimalus on olemas. Palun. Tuleks seda tagastusele ütle korraks, et kui on kaardimakseks müüd, kas ja kuidas seda üldse oleks võimalik kassastes tagastust teha? Kassas reaalselt, mis sealt tegelikult tähendab, kui te saate teha kaardimakse tagastust. See tähendab tegelikult seda, et tahate kliendile tema arveldusarvele, ehk siis tema mingi kaardi peale, millega see pangakaart seotud on, raha tagasi kanda. Nüüd, juhul kui teenusepakkuja arveldus, et pank seda ei võimalda või ei luba, siis on sularaha ilmselt ainukene väljapääs. Tühistamine taas. Minu teada ei ole käinud. Tühistamine on siis tegelikult 100%, 2% ulatuses raha tagasi kandmine kliendi kaarti. Kui mõeldi mäletades, siis kliendi juuresolek on oluline tühistamine. Kas ta peab vist PIN-koodi uuesti kirjas? Jah.
jah, aga see teist niimoodi, et teenusepakkujati on need variandid väga erinevad. Ehk siis, aga Eestis tõsi, minu teada nõuab terminal teilt kaardi seest panema oma PIN-i ja selle autentimise ikkagi ära tegema ja sellisel juhul see tehing aktsepteeritakse. Ja kas sularahas on võimalik tagasi maksta? Sularahas on võimalik tagasi maksta. See sularaha selles mõttes nagu kõige lihtsam vara, seda on kõige lihtsam käsitleda, et tõsi riskid sellega kaasnevad, aga sularaha on alati variant. Sest kokkuvõttes, mis meid huvitab, kui tal mingil põhjusel on see toode vaja talle hüvitada, nüüd ma loodan, et ei lähe vaja, siis see võimalus on olemas. Seda tuleb teha lihtsalt viimisega neid tooteid lisada selle taskusse ja mitte seda, et siis kängid selle liikuliselt tšekkides. Jaa, neid võimalusi, kuidas see tagastus nüüd ellu viia, on palju. Te olete teha seda dokumendi ära, esitate tšeki, seda skaneerite või siis otsite dokumendi registrist selle dokumendi välja, siis need tooted tekivad sinna automaatselt või, nagu te väga õigesti viitasite, võite teha miinus teenida. Ja ka see, kui sa tšekid skändid, mis sulab tagasi, ei luba, ütleme ainult. Jah, sellepärast, tõsi, sellepärast, et eeldus, kõikides eeldus on see, et klient saab asjad tagasi sellisel moel, nagu ta algselt sündis. Ehk siis, millega ta maksis, sellega ta seda raha tagasi saab. Siis kassast ikkagi ei saa tegelikult teha sulaaraha tagasi maksta. Ja sellest samast kassast. Sõltub see, et kas see tehing on toimunud 24 tunni sees või pärast seda. Ehk siis, kui me räägime 24 tunnisest rajaaknast, siis senikaua kuni need kaardimaksed ei ole terminalist jõudnud panka. Tegelikult terminal, kuidas seda toimib, kõik kaardimaksed kogutakse ka teie terminali. Siis ajal X, see vist on kell 9 õhtul ja siis seadestatud erinevalt, need tehingud alles jõuavad panka. Ehk siis väga palju sõltub sellest ajaaknast, kas tehing on juba panka jõudnud või mitte. See on see, et 2-3 miljonit vanemad ei ostetud, mingi soodustus on peab olnud. Tuleb tagasi selle ühe toote hinda vahetada. Siis otsitakse üles, aga teed uue müügi. Mina sellisel juhul tees uue müügi. Tegelikult saab Eestis. See on vastab palju. Julgelt võib vaheajal, kui ta on nöögist kinni haarata ja meil ka, kes on ERP-i töötajad, näete, suured ERP-i on meil siltide peal ja küsida küsimusi.